Ahnus ja eksimine on kindlasti inimlikud omadused, kuid kui need võtavad mõõtmed, kus teistest inimestest tugevama jõuga ning oma ametit väärkasutades üle sõidetakse, lööb see häirekellad tööle ning tasub skeemidele pilk heita. Nii on Õhtuleht toonud lugejateni lugude sarja, kuidas kohtutäiturid on ametiülesannete täitmise käigus suutnud ehitada endale nii-öelda kinnisvara impeeriumeid. Kuidas plaan ellu viidi, sellest räägib meile Õhtulehe ajakirjanik Risto Perenson. Tervist! Tervist! No selle lugude sarja puhul me ei räägi ühest kohtutäiturist, et see muster on korduv, nimed erinevad, aga ühine omadus aastakümneid kohtutäiturina töötanud. Ja aus on vist öelda, et ega kõik nüüd ka patid ei ole ja kui üldse kedagi on, aga tõsi on see, et meil üks hetk tekkis mõte vaadata natuke tõsisemalt sisse kohtutäiturite varanduslikku seisu. Nüüd ma võin väita ja kindlalt öelda, et meie üllatuseks taolist järelevalve on vist vale sõna, aga nii-öelda sellist head järelevalvet tegelikult kohtutäiturite üle ei olegi. Ja tõepoolest seal osadel inimestel on kümnete kaupa kinnistuid, mis iseenesest on juba võrdlemisi kahtlane on vale sõna, aga huvitav, sest lihtsalt kui nüüd vaatajad teaks, et kohtutäitur ei ole niisama tarkmestaskust. Kohtutäitur on Eesti riigi esindaja, neid on circa 40 Eestis ja me ju keegi tahaks, et näiteks kohtunikul või prokuröril on samal ajal mingisugune kinnisvara huvid kuskil. Isiklikud huvid kuskil mängus, et ta tahab selle pinnasu jalga alt ära tõmmata, eks? Et see oli nagu väga üllatav, mis meid samuti üllatas oli see, et kui me tegime neid päringuid ja vaatasime, see on hästi käsitsi töö, väga töömahukas ja sellest jääb jälg kinnistusraamatusse. Siis hakkas meil saabuma näiteks nõudeid, miks me oleme vaadanud. See on lihtsalt nagu väga naljaks, et kui ajakirjanik vaatab, seal on nagu näha, et Õhtuleht on selle teinud, selle päringu, siis ma tahaks, mida see nagu veel pärid? Sa ju saad aru, et see on tehtud ilmselt ajakirjandusliku huvi eesmärgil. Me ei vaata seda enda lõpuks, aga igasugused sellised nagu arunõudmised, eriti veel kategoorilised toonis, et kohustame teid vastama 7 päeva jooksul, on nagu inimeste mõjutumiseks selleks, et ärge tegelege selle teemaga. Vastasite, et lugege lehte ja saate teada, miks? Vastus on selles mõttes lihtne, et me teeme seda ajakirjandusliku huvi, avaliku huvi eesmärgil. Ja seal on väljaks, et need inimesed, kes meil seda küsisid, nad ei oleks pidanud üldse küsimus, nendel on tõesti see kinnisvara hulk on väga väike. Aga see, kui valuliselt täiturid, siin on mingid haagiähvardusi, on sellele reageerinud. Minu meelest see näitab väga selgelt ühte, et nad ei olegi harjunud ja nad ei olegi valmis oma peas sellega, et neid võidakse kontrollida. Kummalisel kombel seda kontrollmehhanismi ei ole sellist nagu päris head. Isegi Justiitsministeerium võiks ja peaks seda justkui nagu tegema täiturite oma kodu ka, aga see kõik on nagu kaebuste põhiselt. Ja kui sa hakata nagu vaatama nende täiturite tehingut, nüüd mõned oleme ka ära kirjutanud, siis kui need ei oleks karistusõiguslikult praeguseks aegunud, vanad siis tehingud, siis päris kindlasti on need tehingud, mille peale oleks pidanud pigem tegema kriminaalmenetluse ja inimesed andma siis ilmselt süüdistatuna kohtu alla. No sealt ikkagi nähtus, et oli kirjutatud endale paremaid hindu ja siis need korterid või kinnisvara ära napsatud, ütleme siis inimeste elamisel. Ja seal põhimõte on see, et kui täitur midagi müüb, siis ta ei tohi olla ise huvitatud sellest. Ja kui sa oled ükspuha, mis hetkel täiturina seotud inimese võlgade menetlusega, siis isegi kui see müümise hetkel sa ei ole seda, siis sa hiljem ei tohi sinna oksjonile minna. Olgu siis öeldud, et ühes selles juhtumis täitur kasutas korterite või kinnisvara saamiseks variisikuna enda ema, kelle nime me siinkohal ei maini, sellepärast, et tema ei olnud sellest skeemist vist teadlik. No, me seda ei tea, aga jah, ja tema ei ole ainus, et sellist alustan arvata, et sellist süsteemi on kasutatud rohkem, on tegelikult päris ohtralt. Ja siit ongi nagu, ega ajakirjandus ei saa menetleda, süüdi mõista ja nii-öelda süsteemi korda teha. Aga teha tänuväärset tööd ja kaevata välja infot. Ja, et ma veel kordan, et olles sellega nüüd ikkagi mõned kuud nagu tegelenud selle teemaga, siis seal kontrollmehhanism on väga,
väga õhuke ja seal on võimalik jah, tõepoolest enda kasuks keemitada. Täitur, veel kord, on riigi esindaja. No kui töömahukas kogu see ettevõtmine oli, et ma saan aru, et mõned lood on toodud, aga sinu vastusest jäi mulje, et neid on veel tulemas. No sa kunagi ju ei tea, et kuhu sa mõne looga jõuad ja mingi lugu, mis hetkel tundub olevat väga perspektiivikas, me ju ei tea nädala aja pärast, kas mingid asjaolud ikkagi selguvad, et ei ole nii, et ja me loodame, et siit tuleb veel mõned lood. Nüüd tuleb jaanipäevad vahele muidugi, keegi vahepeal ei loe uudiseid ka, aga võib-olla peale seda on lisa oodata. Aga veel kord, et meie soov, eesmärk nende lugudega oli mitte kedagi kiusata, vaid maailma paremaks teha. Kui altid olid need asjaosalised ise nendest skeemidest rääkima? No seal on seina suhtumist. Osad räägivad väga, kuna seal ei ole midagi võimalik vastu vaielda, see on nii-öelda faktoloogiliselt kirjas, siis hämamist, muidugi on ka hämamist, aga üllataval kombel näiteks meil on värskelt siis neljapäevas ehk tänases lehes, kui see intervjuu me teeme siin täitur Piet Peter, mitte midagi ei eitanud. Ja. Aga väga ei tahtnud lisada ka? No jah, aga mis sa ikka räägid? Ja veel kord, Priit Petteri need juhtumid, kus ta kinnisvara on jõudnud läbi tema ema firmale, tänaseks temale, need on karistusõiguslikus mõistes aegunud, et seal ei ole võimalik inimest menetleda, seal saab teha ainult niimoodi, et oi, ära rohkem tee. No igatahes nendest lugudest ja nende lugude populaarsusest lugejate hulgas nähtus see, et kohtutäiturid vist ei ole kõige armastatumad inimesed meil ühiskonnas, sellepärast et need, kes on sattunud elu hammasrataste vahele, on olnud hädas siis kohtutäituritega, siis nemad ilmselt kõik klikkisid ja lugesid ja olid huvitatud. Ja me ei eeldanud, et see lugeja huvi on niivõrd suur. Et tõepoolest, et ma nagu eeldasin tunnetuslikult mingisugust huvi, aga kui väga jämedalt öeldes, siis see huvi on osutunud 3-4 korda suuremaks. Et selles mõttes tõesti, aga mitte nüüd nagu täituritele siin nagu liiga, täiturid ikkagi teevad tänuväärset tööd. Keegi peab seda tööd tegema ja ega võlgnikud, mõned on ka pahatahtlikud. Et meil ei ole nagu sellist suhtumit, et täitur paha. Me lihtsalt 40 seas on mõned, kes vist on natukene teinud valskust. Lihtsalt olgu öeldud, et need, kes on teinud valskust, ei ole ka seaduse silma ees puutumata. Jah. Aitäh, Risto Perenson, selle kommentaari eest ja selle tehtud suure töö eest ja loodame siis, et neid kelme või valskuse tegijaid rohkem eriti ei ole nende kohtutäiturite hulgas. Loodame. Ma tänan ka teid, head vaatajad, et olite meiega ning kohtume jälle juba järgmisel reedel saates Pealkirja taga kell 2.